Läheme pildis Pakri poolsaarele Paldiski külje all olevasse Leetse mõisa. Seal paiknes Vene väe 1-2 õhutõrje raketibaasist. Võtted on tehtud 1993. aasta kevadel, kui seal alustasid valveteenistust Harju kaitseliitlased. Mehed olid teovõimsad ja väge täis. Filmis Jüri Liim. Kuidas siin teenistus praegu on? Noh, ööpäeviti oleme siin praegu. Ja sidesüsteemi pole teegi ikka palju? Ei ole, jah. Venelasi ka on siin sees veel? Kaks venelased on ainult siin ja siis on, tähendab seal... Mida nad teevad? Lihtsalt on siin valves ja kõik. Tähendab, seal on üks vanamis. No kas siis varandust veel on neil või? Küllaltki midagi olulist põle, aga ikkagi on maha jäetud üht ja täis siin. Sehvid, kapid, tühjad püramiidid, raadiotehnikat. Teil on siin niisugused omapärased pagunid peal, ega mõnda vanem leitnandit maha ei ole löönud? Ei ole, aga nii rekvireeritud pagunid. Kui tihti teil vahetused käivad? Vahetus käib iga, tähendab, 24 tunni tagant. Kus te süüa saate? No süüa ise võtame, ega siis meil keegi ei toida. Kas nende pagunitega meestelt või? Ei, oma toit kaasas. Oma toit kaasas. Tuli isegi ette, tantsime nende pagunimeestele ka süüa veel siin. No näed siis. Pagunimeestel oli niisugune jutt, et nad said 31-sel jõppes neil pojokk otsa, major käis siin ja ei toonud isegi neile süüa mitte. Nii et nad on täitsa meie leiva peal praegust, kurat. Nõukogude armee. Kas toidu eest mõne automaadi ei anna? Ütleb, et ei ole enam. Jah, ei ole enam. Aga noh, kurb ainult. Kurb ainult, jah. Tere. Palju teid nüüd on? Ma nägin nüüd kolmas mees ka. Meil on 5 oleme siin praegu. See on lihtsalt kogemata meil. Lihtsalt eestlase jalg ei ole veel 50 aastat käinud siin rannas ja me lihtsalt tahtsime, jätsime oma jäljed siia randa. Ja väga ilus, kui te lähete sinna. Kui te olete käinud seal praegu selles Klooga rannas, kus on, siis Klooga rannast otse paistab siin see aatomireaktori see korstemi siin on. See on täpselt otse. Aga plääs on siin vahva tead ja me lihtsalt tahtsime jätta oma jäljed nüüd peale 50 aastat siia liiva peale. Said midagi? Joo. No mis relvad teil on ka? Näidake rahvale ka. 70, AK 74. Lühendatud kujul. See on ette valmistatud sissisõjaks. Seal pära vaja ei ole, see on vaja, on tegutseda ja maneerdamiskiirus. Lahinguvalased paranavad selle. Ära vehkiga poisid. Meil on need olemas, et pärad käivad siia taha. Meil on need pärad olemas, et saab paneb siia taha. See on momentaanne 2 kruviga. Aga praegu on selline süsteem, et ja on tegutseda seda mõeldes. Selge. Nüüd on teil siin midagi veel on. Pussnuga on. See on trofee. Trofee. See on trofee, jah. Noh, ole selge. Teises taskus ka midagi on see tühi? See on tühi praegu. Momendil. Kui kaua see moment kestab siis? Moment kestab nii kaua kui... Milline moment mõtled? No ta ütles, et tühi on veel momendil. No moment kestab nii kaua, kui vabariik meile midagi annab sinna. Nii kaua kestab. Ma arvasin, võib-olla need... Kuidas keegi on välja teeninud? Et võib-olla nälgivad naabrid annavad. Ei meeldivad naabrid ei anna siin midagi, nendel on kõik ära antud juba. Naabrid on jah. Naabritel ei ole siit enam mitte midagi anda. Juba on kõik asjad läbi uuritud, mis on. See on Tatski magasiin, kurat. Ja tõesti mina nii alles loen, kurat. Enne käisin ei pannud üldse tähelegi, kurat. Tead, siin ei plakateid nii palju, reed. On küll, jah. Kurat, see tastas ainult. Noh, siin sees meil ei ole, me võtsime püüksimast väga põranda puhtaks, siin meil on, nii nagu öeldakse. Ei ole ta midagi. See siis näeb, kuidas mehed peavad ikkagi olema. Mis Eesti mehed söövad ja mis nad ei ole. Seda keesti.
meil on ainult on see väikene kuradi koolikeet ja. Oota, mis järjekorras on need välja tõmmata? Võt see. Maskeerimisseevad on see. No seal tagapool, seal on üks aed on kohe sellega üle tehtud. Seal kus see kass on. Mind huvitab. Kas see võiks olla? Partisan või mis ta on, nagu oleks? See on see pilt, et suremine on mõnus. Jaa. Vene salvakid on nagu ülged, kurat. Maskeerimisülekondades, jah? Tule seest välja, kurat. Tulnud ausalt või. Ja see on see tsott, kus see juudes matrossul siis tassite peale. Selle kohta ütles tuttav isa niimoodi, kes oli Saksa sõjaväes, et selliste meeste jaoks oli meil punkris oli poodsaak. Jaa. Täpselt, jah. Et peale tassida. Teist ära lükata kogu kurat. Kummide taga. Kummid on puudu. Pole õiget kumme. Nojah, see on ikka üldine vaesus. Üldine vaesus, jah. Rahva pidi... Täitsa korrast rahva. No ei, no on muidugi, aga sõdurid pidid selle ära viima, et see on kokku. Ei ole reegli, see on serv. Ja selle peale midagi, mis toimub. Soon. Imik. Soon, see on Ukraina. Voskressensk. Huvitavad sigaane ja vastu peab. 2-4 sakut kuidagi huvitavad. Ja siin on need kummid ka sees, ne? Kes selle kurat kinni pani? Eks siis Kalevi pataljoni poisid panid, ne? Kes sa tead? Seda on risti sinna koht Vaska. Vaska. Ma kuulsin, et siin on veel pannud maskeerimisvõrgud siia taha. Kalevi mehed. Või omad lihtsalt ära peitsid siia. No, teise korras... Kaitseliitlasi lasti seal olla vähe aega. Ajal, kui need mehed seal valvasid ja Vene soldatite kujude pihta märki lasid, täpselt lasid. Hoidusid kohalikud maradöörid mõisast eemale. Pärast aga tehti lõhkujate poolt kõik tasa, mis siiani oli saavutamata. Eriliselt meenutaksin Maali, kus Vene soldat suudleb punalippu. Tõstsin selle kõrvale ja peitsin ära. Momendil aga ei saanud lihtsalt ära viia tema tänu tema kogukusele. Olin ülimalt üllatunud, kui seda hiljem sealt enam ei avastanud. Imestasin suuresti, kes ikka viitsis seda omastada. Mitmed kuud hiljem sain teada, kolonel Ellar Krabi avastas selle teiste tahvlite seast ja tiris täiese Ameerikasse. Nii on need lood. Krabil jätkus tahtmis tassida seda USA-sse, mina aga ei viitsinud puna ajalugu tuua isegi mitte Tallinnasse. Laiskus on ju siis ikka karistatav. See jutt ja kaadrid oli üks väike osa Vene baaside olukordadest ja lugudest.